Tšauki kallid Kuutara kanali vaatajad, kahjuks siis jällegi eelmise nädala videol 1000 pöidlanuppu täis ei tulnud. Ma ei tea, miks te inimesed ei viitsi vajutada, saaksite rohkem kaarte, aga kui ei tule 1000 täis, siis ei tee 6 kaardiga video ja teeme 4 kaardiga. Ja 4 just sellepärast, et siis tänutäheks nendele inimestele, kes viitsisid seda pöidlanuppu vajutada. Ja vaatame, mida see juulikuu siis toob kõigile 12 tähtkujule. Tšau kõikidele jääradele, kui teil ikka mu videod meeldivad, siis visake kindlasti pöidlanuppu ja muidugi, kes tahab kanalit rohkem toetada, siis võite liituda peregrupiga, näete ka ühte pikemat lisavideo siis teisipäeviti. Ja vaatame üle, mis siis on jäära üldenergia kaart. Ahaa, väga huvitav, esimene kaart lendas laua peale tagurpidi ja nägu ülespidi tuli välja rippuv mees või poodu. Ja see kaart on siis selline segaste tunnete, segaste emotsioonide kaart. Võib tähendada seda, et toimub korraga palju asju samal ajal. Ja tegelikult see kaart ütleb, et tuleks säilitada rahu ja selge mõistus. Et ei tasu siin lihtsalt kiirustada mingite oluliste või tähtsate otsustega või kui tunnete, et olete siuke nagu emotsionaalne või kuri või kurb või midagi taolist, siis kindlasti see ei ole õige aeg vastu võtmaks mingeid tähtsaid otsuseid. Ehk siis pigem võib-olla see üldenergia siin jääral ütleb, et tuleks kulgeda rohkem ja tuleks müra vältida. Aga mul hakkab siin hääl vist ära minema, sain veits külma ja vaatame, mis on siin tulemas jäärale. Viimane kaart, okei. Ja see viimane kaart hoopis tuleb nägu ülespidi ja teised 2 kaarti, ma ei tea, kas seal kaamera nurgast on näha, aga lendasid tagurpidi. Ja see kaart, mis esimesena siit välja tuli, oli mõõkade 2 jäärad. Võib-olla teil siis on vaja siin vastu võtta mingi otsus või teha ära mingi valik. 2 tähendavad valiku võimalus, see on selles mõttes hea, aga mõõkade 2 on pigem siuke blokeeritustunde kaart ja võib-olla koha peal seismine ja otsustusvõimetus. See võib ka tähendada mingeid illusioone või mingeid valesid või mingeid pettusi või midagi taolist. Tasub ettevaatlik olla, aga samas valiku võimalus peaks ka olema, mis on nagu positiivne. Ohoo, ja teise kaardina sellest pakist tuleb välja müntide 8. Ja müntide 8 on siis väga hea selline nagu ehitamise kaart, töö tegemise kaart. Et millegi üleste rajamine, see võib olla ka enese areng, see võib olla treenimine, harjutamine, õppimine, lugemine, mis iganes vaata. Et muidugi tööolukorrad ka väga hea raha energia müntidega. Võimalusi on selle kaardiga palju, aga 8 räägib alati kannatlikkusest. Et siin tuleb olla kannatlik ja teha lihtsalt tööd edasi eesmärkide nimel. Sest müntide 8 põhimõtteliselt ütleb, et kui te panete aega ja energiat olukordadesse, siis te saate positiivseid tulemusi. See on hästi sarnane kaart tähekaardiga, aga tähekaart on suur arkaan, mis on nagu võimsam. Aga siin selles kaardis kindlasti on väga head võimalused olemas teile. Ja viimase kaardina tuleb siit jääradele välja siis ka karikate 6. Teeb asja huvitavaks võib-olla, siin valikuvõimalused pidid nagu nii olema, aga karikate 6 võib tähendada minevikus tagasi tulevat inimest. See on kindlasti siuke positiivsete emotsioonidega inimene, see võib olla siuke lapsepõlves sõber, see võib olla mingi austaja, aga igal juhul nagu positiivne inimene, mitte midagi negatiivset. Muidugi see kaart tähendab ka üllatusi, kingitusi, võib tähendada mingit suhtlust, sidet, suhet suurema vanuse vahega. Võimalusi selle kaardiga ühesõnaga on ja energia on tegelikult positiivne. Kuna üldenergia oli rippuv mees või poodu, siis lihtsalt ütlen, et ei tasu mingite suurte ja tähtsate otsustega kiirustada. Mõelge asjad, olukorrad läbi, ärge liigselt pöörake tähelepanu mingitele negatiivsetele asjadele ja tegutsege edasi enda eesmärkide nimel, sest müntide 8 ütleb, et peate olema kannatlik, tegema tööd edasi ja siis tulevad ka tulemused. Jäärad, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti ikkagi visake pöidlanuppu, kui minu videod meeldivad, liituge peregrupiga, toetage kanalit ja muidugi võite jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele sennidele, kui minu videod ikkagi meeldivad, siis kindlasti visake seda pöidlanuppu, saate järgmine nädal rohkem kaarte. Muidugi, kes tahab kanalit rohkem toetada, liituge peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning vaatame üle. Üldenergia kaart siin sennile juulikuu alguseks.
ja üks kaart siit täpselt välja hüppas ja mis see on? Hopsti, sennid. Teile tuleb üldenergiana välja sauade rüütel. Kindlasti see tähendab teie jaoks sihukest aktiivset, loovat ja kirglikut energiat. See kaart ütleb seda, et tegutsege, on aeg tegutseda, olge julge, olge enesekindel, võtke võib-olla väikseid riske. Kindlasti ühesõnaga peate olema siin nagu liikumises. Kui teil on mingid eesmärgid, mille poole te tahate minna, siis üritage praegu anda endast maksimum, sest see kaart ütleb, et te olete edukas. See on väga hea energia. Muidugi jällegi on siin olemas natukene ka sihuke austaja partnerluse energia, kuna rüütlid on austajate kaardid. Et võib siin ka teatud vaatajatel olla siis mingid suhteteemad. Muidugi sellisel juhul sauade rüütliga natukene peab võib-olla ettevaatlik olema, sest sauad on hästi tugev seksuaalenergia märk, inimene võib olla väljas füüsilise kontakti peale, see võib olla sihuke hea jutuga hooplev inimene, kütkestav kirglik austaja. Aga jah, emba-kumba võimalusi on siin palju, tegelikult ma arvan, et see ei ole nii väga negatiivne energia. Vaatame, mis siin üldkaartides tuleb sennile. Ja üks lõpukaart võtta ja hopsti, niimoodi nad tulid. See oli viimane, see oli teine ja see tuli esimesena ja esimese kaardina lendas sellest pakist välja mõõkade 8. See ei ole nüüd kõige parem energia sennid, sest mõõkade 8 on hästi suur sihuke ülemõtlemise energia, koha peal kinniolek. Võib-olla te ootate, et keegi teine teeks ära esimese sammu. Samas see kaart just ütleb seda, et te peate ise selle sammu ära tegema. Ei tasu siin nagu üle mõelda, sest tegelikult see kaart ütleb nagu seda, et võtke side silme eest ära, et te hoiate ise ennast kinni, mitte keegi teine ei hoia teist kinni. See on sihuke nagu hirmude kaart, et võib-olla mineviku hirmud hoiavad kedagi siin tagasi, aga tegelikult kuna üldenergia oli sauade rüütel, siis peaks siin just tegutsema, mitte koha peal seisma. Nii et sennid tegutsegegi kindlasti. Teise kaardina hopsti kohe anda välja surmakaart. Samas surmakaart võtab natukene hoogu maha, sest surmakaart ütleb, et kõik asjad ja olukorrad juhtuvad omal õigel hetkel ja ajal. Et see kaart mingis mõttes ütleb, et ei saa või ei ole vaja liigselt kiirustada, aga see on hästi suur sihuke spirituaalse muutuse kaart, uue maailma vaate kaart isegi mingis mõttes. See tähendab seda, et kellegi jaoks siin lõpevad ära siin hästi pikalt kestvad tsüklid 5, 10, 15, 20 aastat isegi, eks ju. Et võimalusi on palju ja tõesti keegi võib hakata tajuma asju nagu teise nurga alt või nägema asju teise nurga alt, tajuma inimesi kuidagi teistmoodi. Huvitav energia. Samas viimane kaart. Viimane kaart on aga sõnnile karikate rüütel. Ja see on nüüd põnev sellepärast, et üldenergia oli sauade rüütel. Aga järelikult, kui on niimoodi 2 rüütlit ja meil siin kahtede kaarte ei ole, siis ma arvan, et siin ei ole valiku võimalus. Ma arvan, et siin on mõlemal on justkui siis soov leida endale austaja. See on mingi suhteolukord, mulle tundub. Ja kokku saavad mingi kütkestav kirglik austaja ja teine on hästi romantiline, võib-olla spirituaalne austaja selle karikate rüütliga. Sest karikate rüütel on hästi romantiline inimene ja see on siuke tunnete avaldamise kaart ja kohtingu kutsete tegemise kaart. Et ma ei tea emba-kumba, kas teie teete kutseid või saate kutseid. Muidugi jah, ma ei tea suhtes olevatele inimestele huvitav, mida see võib tähendada siin täpselt. Muidugi surm, eks ju, mis tähendab mingi tsükli lõppu ja uue tsükli algust. Mingi romantilise tsükli teema on siin tundub sennidel ja noh, ma ütlen, et tegelikult see karikate rüütel saada on minu arust üks parimaid rüütlikaarte, sest see on hästi siuke nagu emotsionaalne inimene ja positiivne inimene ja see inimene pakub nagu positiivseid emotsioone ka teile. Kui see on teie energia, siis on see vahetuses, aga pigem ma ikkagi arvan, et kuna üldenergia kaart oli sauade rüütel, siis on see sennide energia. Aga see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti ikkagi visake seda pöidlanuppu, hakake peregruppi jälgima Suhted Armastus ning võite jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaksikutele, kui minu videod ikka meeldivad, siis kindlasti visake seda pöidlanuppu, saate järgmine nädal rohkem kaarte ja muidugi võite hakata jälgima peregruppi, toetada kanalit ja kes soovib, siis võib jälgida Instagramis ning vaatame üle, mis tuleb siit kaksikutele üldenergia. Hopsti, põnev. Üldenergia kaardina tuleb kaksikutele välja karikate 2.
ja karikate 2 tähendab hingesugulussidet. See võib tähendada nagu 2 täiesti erinevat inimest, et nende inimeste kokkusaamist, samas justkui ühe nõrkused on teise tugevused, läbi selle on võimalik siin luua hästi harmooniline nagu side või suhe ja põhimõtteliselt kokkuvõttes ikkagi nagu partnerlus, aga see on ka siuke nagu hingeline partnerlus või emotsionaalne partnerlus. Kindlasti pigem arvan, et see on siuke romantiline energia, aga võib ka olla mingi tööalane energia, kui te teete enda tööd nagu hingega. Et võimalusi on palju. Vaatame, mis siin üldkaardid tulevad. Ja hopsti, siit tuli nüüd palju, aga hea küll. Lükkan need kõrvale ja võtan need välja. Võib-olla jah, jäi teil eelmisele nädala videole see pöidlanupp panemata. Oleks praegu need kõik 6 kaarti saanud, aga panin 3 tagasi. Nii et vajutage pöidlanuppu sellele videole ja järgmine nädal vaatame need teised kaardid ka üle, eks ju. No nii, aga tulemus ei ole halb, sellepärast et esimese kaardina väljas õnneratas. Õnneratas kindlasti ütleb, et peab edasi tegutsema, ärge jääge koha peale seisma. Siis hakkab teid saatma nagu halb õnn või ebaõnn ja võivad mingid olukorrad nagu ära lõppeda. Aga õnneratas ütleb just seda, et kui te ise tegutsete, siis tuleb teil uusi võimalusi juurde, saadab teid hea õnn. Et igal juhul on siin tähtis nagu tegutseda edasi. Muidugi, samas on see, et ei ole vaja kindlasti kiirustada, sellepärast et teise kaardina on kaksikutel väljas siin mõõdukus. Ja mõõdukus ütleb, et kõike võib, aga kõike võib mõõdukuse piires nii-öelda, et tasakaalukalt. Ja see kaart ütleb, et alati peab tegutsema. Just ongi see, et alati peab tegutsema, aga ei tohi kunagi liigselt kiirustada. Tuleb teha läbimõeldud otsuseid ja valikuid ja just mõõdukuse kaart täpselt seda ütlebki. Ja tänu sellele võib te saavutada sellise stabiilse ja turvalise energia enda elus. Või siis keegi juba on siin saavutanud ja samas siis võib olla see kaart hoiatus, et ärge muutuge liiga mugavaks, et te võite kaotada seda tasakaalu. Võib-olla keegi on siin natukene läinud millegiga liiale. Kaksikut ise teate, kui see jutt käib teie kohta. Samas midagi siin väga halvasti minna ei saa, sellepärast et 3. kaardina on väljas kaksikutel see päike ja on siin viimasel ajal vist kaksikule seda päikest tulnud ja tegelikult väga hea siuke kaart. Mu enda tõusumärk on kaksik, ehk siis mulle sobib ka väga hästi siuke kommunikatsiooni energia, kommunikeerin siin teiega, kindlasti visage seda pöidlanuppu, eks ju. Aga päiksekaart tähendab siis alati positiivseid emotsioone, siukest võidukust ja saavutust ja edukust. Ükskõik millistes suhetes ka, et sõprussuhted, töösuhted, armastussuhted, igal pool arengud, armastussuhetes kindlasti järgmised etapid, rasedus, abielu ja nii edasi. Et võimalusi on palju selle kaardiga ja tegelikult ei ole siin ühtegi nagu halba kaarti ja kõigel lisaks need põhikaardid on kõik nii-öelda suure arkaani kaardid. Ehk siin kaksikutele ma ootaksin põhimõtteliselt hästi positiivseid muutusi, aga positiivsed muutused tulevad siis, kui te ise tegutsete, mitte liigselt ei kiirusta ja mõtlete asju läbi, aga ikkagi tegutsete edasi ja siis saadab teid edukus selle päiksekaardiga ja üldenergia karikate 2 ütles, et on võimalus luua siin ka mingi hingesugulusside. Kaksikud, see oli selleks korrast teile lugemine, visake ikkagi seda pöidlanuppu, hakake jälgima peregruppi ja muidugi võite jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele vähkidele, kui minu videod ikkagi meeldivad, siis visake seda pöidlanuppu, ärge olge laisad, saate rohkem kaarte. Aga võite muidugi liituda ka peregrupiga, toetada kanalit ja võite jälgida Instagramis. Nii et vaatame üle, üldenergia vähile. Mis on üldenergia? Ossa, tulisid 2 kaarti, aga vaatan korra üle. Okei, hea küll vähid. Siuke nali üldenergiana. Tuli vähile välja 2 ässa, müntitäss ja sauatäss. Algul kukkusid lauale ja vaatasin, sauatäss lihtsalt oli peal. Aga nii kui hakkasin kaardi poole käega panema, siis nägin, et nurk on veel, et teine kaart on all. Ja tegelikult oli 2 ässa, vähid teile siin mingi väga super energia, saate üldenergia pakist 2 kaarti. Mõlemad ässad, ma ei tea, õnn, saavutused, edukus, sauadega kindlasti siuke tugev enesekindluse energia ja saavutused ja võidukus, muidugi aktiivne tegutsemine, loomelisus, kirglikult tegutsemine, siis võib-olla ka see kireenergia, muidugi tugev seksuaalne energia, müntitässa puhul võidukus, saavutused, auhinnad, kingitused, üllatused, unistuste täitumised, põhimõtteliselt müntitäss võib tähendada mingi unistuse või soovi täitumist, ülimalt hea energia, võib-olla rahas ja töös arengud
jällegi see loovus samamoodi, et loovus on sauade ja müntide ässa puhul üks sarnane asi, et mõlemad on hästi loovad energiad, et siis võib-olla vähid siin midagi loovusega on tegemist, läbi mille te saate areneda. Vaatame, mida üldkaardid teile näitavad. Esimene kaart on olemas ja hopsti tulevad siit ka teised 2 ja kui panete pöidla nuppu vähemalt 1000 tükki sellele videole, siis järgmine nädal tuleb 6, mitte 3. Aga põnev on see, et ka siit tuleb välja müntide äss. Ehk siis igal juhul algul oligi point see, et ma võtan selle pealmise kaardi ja alumise panen ära. Ehk siis sauade ässa võtan üldenergiaks välja ja müntide ässa ma oleks ära pannud, aga müntide äss tuli ka välja sellest pakist. Ehk siis müntide äss oli 100% see kaart, mis pidi teile välja tulema siin vähid. Ja mingi võidukus, rahulolu, küllus, viljakus, saavutused. Tõesti mingid auhinnad, kingitused, muidugi vähkidel on siin tulemas ka sünnipäev, eks ju, et selles mõttes jah, mul endal on ka seal mõned vähid head sõbrad, eks ju, ja väga positiivne nagu kaart ja näitab head õnne ja just küllust ja viljakust ka, et selles mõttes, et pere loomise suhtes, kui keegi üritab pere luua, siis on väga hea siuke nagu rasedusaeg ilmselt. Muidugi aga nüüd teise kaardina tuleb siit vähkidele ka midagi negatiivset, sest on väljas siin mõõkade 5. Ja mõõkade 5 võib tähendada inimesi minevikust. Inimesed, kes soovivad justkui teile halba, kuna teil läheb paremini kui läheb neil. Et see on siuke naljakas energia, aga võib tähendada seda, et keegi räägib selja taga mingit kuulujutte või üritab siis kedagi nagu mõjutada kuidagi negatiivselt või suunata teelt kõrvale või anda meelega halba nõu. Et see on siuke negatiivne suhteliselt kaart ja kindlasti see kaart ütleb, et pigem tasub vältida selliseid inimesi, kes kogu aeg mingid olukordi maha teevad ja on hästi nagu negatiivsed. Negatiivseid inimesi, negatiivseid olukordi, konflikte selle kaardiga tasub vältida. Et kui keegi soovib teile halba, las ta soovib, tihti on see, et inimesed manifesteerivad teistele nagu halba, aga samas nad ei oska nagu manifesteerida seda ja siis nad tegelikult kutsuvad seda endale. Et võib-olla sellepärast sellele inimesel nagu halvemini lähebki kui teil. Kahju, aga teil on 2 müntide ässa, eks ju. Ja no nii, viimase kaardina vähile väljas siin ka surma taassünni kaart. Ja see kaart tegelikult räägib hästi pikkade tsüklite lõpust ja see on hästi siuke suur spirituaalse muutuse kaart ja tegelikult see kaart võib ka öelda nagu seda, et te hakkate nägema maailma justkui nagu teise nurga alt või aru saama asjadest teistmoodi. Te võite hakata inimesi tajuma paremini. Ja selle kaardiga on võimalusi hästi palju, et see ongi hästi suur siuke selginemise kaart ja surma kaart ei ole siis kunagi siuke hästi kiire kaart. Et see ütleb, et kõik olukorrad ja kõik asjad juhtuvad omal õigel hetkel ja ajal ja te ei pea liigselt lihtsalt muretsema. Aga vähid, see ongi siis tegelikult tänane teie video huvitav jah, saite selle lisakaardi sealt üldenergiast. Muidugi visake ikka siis seda pöidlanuppu, liituge peregrupiga, toetage kanalit ja muidugi võite jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau, lõvid, kuule, te olete küll veits laisad, raudselt visake seda pöidla nuppu videole, kui tahate rohkem kaarte saada eelmises lugemises. Ja muidugi võite toetada kanalit, liituda peregrupiga, näete ka suhted armastusvideo ja võite jälgida Instagramis. Aga vaatame üle, mis siin üldenergia lõvile tuleb. Mis on üldenergia? Mis tuleb siin lõvil üldenergia? Ja lendasid siit päris palju kaarte ja lendasid ka kaamerast välja 2 kaarti. Tagumise panen maha ja võtan välja pealmise kaardi, mis siin oli. Üldenergia lõvid on teie jaoks torn. See on nüüd siuke päris ohtlik kaart, sest torni kaart võib tähendada hästi ootamatuid kiireid lõppe mingitele olukordadele. Võib olla väga halb kaart, sest mingid head asjad võivad saada läbi. Samas võib ka olla väga hea kaart, sest mingid halvad asjad võivad saada läbi. Igal juhul see kaart ütleb, et lõvid, te peaksite olema valmis siin tegutsema. Ja midagi võib siin teie olukorras siis muutuda hästi kiiresti. See kaart tähendab just kiireid muutusi. Ehk siis olge valmis tegutsemiseks. Kui te ise olete valmis, siis ei ole vaja siin liigselt ilmselt karta. Aga vaatame, mis on siin üldkaardid tulemas. Mis on tulemas siin lõvile? Hopsti, ja kas lendas korraga 3 kaarti välja või? Ja täpselt nii, mis siit tuli. Oih, okei, see kaart jäi tagurpidi, hea küll. Jätame selle viimaseks. Väga huvitav, lõvid. Esimese kaardina tuleb teile välja siit karikate 3. Karikate 3 on väga hea sõprussidemete kaart ja räägib see kaart mingis mõttes tiimitööst, aga just siuksest positiivsest sõprusseltskonnast.
ja see kaart ütleb ka, et siin on midagi nagu tähistada, siin on mingid pidustused, väga sihuke positiivne energia, positiivsed emotsioonid ja tegelikult see karikate 3 on ka sihuke kaart, mis ütleb, et pidustuste või tähistamiste käigus te võite tutvuda mingite uute ja huvitavate inimestega. Et väga sihuke huvitav energia just sellepärast, et teine kaart kohe siin, mis kõrval oli, on karikate 4 ehk siis 2 samast mastist kõrvuti olevat kaarti tuli lausa korraga välja ehk siis mingi väga tugev märk siin lõvidele. Muidugi kui tuleb karikad, eks ju, need on emotsionaalsed ja romantilised kaardid ja sellisel juhul tähendab see lõvile emotsionaalseid ja romantilisi arenguid. Muidugi karikate 4 natuke negatiivse poole pealt on sihuke nagu motivatsiooni puuduse kaart või olukordade või võimaluste vältimise kaart, aga karikate 4 alati lõvid üritabki teile öelda, et olge piisavalt tähelepanelik, hoidke piisavalt silmad ja kõrvad lahti, sest muidu te võite ilma jääda mingist väga heast võimalusest. Ehk siis mul on sihuke tunne, et väga järsku tornikaardiga võib lõvide teele tulla mingi väga hea võimalus ja nad ei tohi seda maha magada. Ehk siis olge kindlasti valmis siin tegutsema ja vau, ka 3. kaardina tuleb siin välja karikate 6, oleks tulnud karikate 5, oleks olnud natukene võib-olla nukker, sest karikate 5 ei ole just kõige positiivsem kaart, aga siis oleks 3 kaarti järjest samast mastist, on ju, aga noh, sama mast tuli nagunii ja karikate 6 on palju positiivsem kaart ja karikate 6 tegelikult võib tähendada lõvile sihukest nagu lapsepõlvesõbra energiat, minevikust tagasi tulevat inimene, kellesse te suhtute hästi positiivselt, et see ei saa kindlasti olla sihuke mingi nõme eks või midagi taolist, aga inimene, kellesse te suhtute hästi positiivselt, siin võib ka tegemist olla suurema vanuse vahega, aga siin on hästi palju sihukest positiivset emotsiooni, mängulisust, see kaart võib tähendada ka üllatusi, kingitusi ja midagi juhtub teie jaoks hästi järsku ja võib-olla just siis, kui te veedate aega mingi sõbraga või kui te võtate vastu mingi võimaluse või pakkumise, siis see karikate 4 ütleb, et mingi väga hea võimalus või pakkumine on teie poole tulemas. Lõvid, see oli siis selleks korraks teie nädala video, kindlasti ikkagi visake seda pöidla nuppu, liituge peregrupiga, toetage kanalit ning muidugi võite jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele neitsidele, kindlasti ärge olge laisad, visake seda pöidla nuppu, saate järgmine nädal rohkem kaarte ja muidugi võite liituda peregrupiga, toetada kanalit ja miks mitte ka jälgida Instagramis ning vaatame üle, mis on siis neitside üldenergia siin juulikuu alguses. Hopsti, tuli 2 kaarti, aga kuna on meil piiratud kaartidega lugemine, siis alumist kaarti ei võta. Panen selle tagasi, aga ei ole üldse halb, sellepärast et neitsid üldenergiana tuli teile välja karikate äss. Ja karikate äss kindlasti tähendab siis mingeid romantilisi emotsioone, positiivseid emotsioone suhtes olevatele inimestele, kindlasti tähendab see suhtes mingeid arenguid. Kokkukolimist, rasedust, abielu, hästi palju just siis sihukest harmooniat ja turvatunnet ka. Et väga positiivne energia, ma ei tea, vallalistele inimestele kindlasti see kaart tähendab uut romantilist austajat. Et kui te olete vallaline inimene, siis olge valmis, et siin väga varsti võib tulla siis mingi uus austaja teie ellu. Ja vaatame üle, mis tuleb sellest pakist ja tegin igaks juhuks sõrme otsa veits märjaks, nii nagu poemüüjad teevad, eks ju, sellepärast et õhk on sihuke kuiv ja tulid kiirelt kaardid, aga näen, et siin on üks lisakaart ka, mis on põnev. Muidugi esimese kaardina kohe prantsatas lauale siis päiksekaart ja noh, kui päiksekaart tuleb välja, siis tegelikult midagi siin väga halvasti minna ei saa neitsid, sest päike tähendab alati positiivseid emotsioone, sihukest edukust ja võidukust ja saavutusi, ükskõik mis alastes suhetes, töösuhted, sõprussuhted, armastussuhted, igal juhul arengud ja jällegi samamoodi armastussuhetes näitab järgmisi etappe, et võivad siin täiesti mingid järgmised etapid tulla. Samas tasub siin natukene olla ettevaatlik, sest on siin välja tulnud ka müntide 5 ja müntide 5 on sihuke nagu rahapuudustunde kaart ja vaesus või hüljatustunde kaart, et see võib tähendada ka pettusi, valesi ja vargusi. Rahaasjades kindlasti olla ettevaatlik, võib-olla siis partneriga ka, ma ei tea, samas ma ei usu, kui juba on väljas üldenergiana karikate äss ja päike, siis ei saa siin midagi nii halvasti olla. Lihtsalt rahaasjades siis võib-olla peate
peate rohkem tähelepanelikud olema. Samas on siin kolmanda kaardina anda välja ka sauade äss, ehk siis 2 ässa tuleb siin ka välja nii-öelda kaaludele või tähendab neitsidele, aga sauade äss tähendab edukust, saavutusi, võidukust, enesekindlust. Ma ei tea, siin nagu just selles mingi rahaasjas, neitsid, te peate mingis rahaasjas siin natukene ettevaatlikud olema. Keegi võib üritada teid tõmmata kuhugi mingisse skeemi. Ma ei tea, kas praegu mingi krüptos või mingid teemad toimuvad, need hinnad on veits kõrged. Praegu kõige parem aeg kindlasti investeerida ei ole. Et siin võib olla pettusi, valesid. Samas sauad äss ütleb nagu, et te peate tegutsema, et olema aktiivne, loov ja kirglik, et tegutsege ikkagi enda eesmärkide poole edasi. Ja muidugi lisakaardina on siis siin neitsidele väljas ka keisrinna kaart. Ja keisrinna tähendab jällegi viljakust ja rasedust, see on siuke ema energia. Muidugi võib tähendada seda, et ema mängib teie elus tähtsat rolli siin lähitulevikus, aga naisterahvastel on kindlasti võimalik endal saavutada see energia. See on natukene ka siuke kuulsuse või tuntuse energia, et ma ei tea, millega te täpselt tegelete, see võimalus on ka olemas, aga just näitab ta siukest küpsust, viljakust, eluga rahulolu, kõigega hakkama saamist, siuke hästi võimekas. Meesterahvaste puhul see võib näidata siukest austaja või partneri või mingit siukest ülemuse energiat, et see võimalus on ka siin alati kõigi jaoks olemas. Igal juhul hea lugemine, välja arvatud see müntide 5, mis siin täpselt keskel on, et võib-olla need rahaasjad natukene neitsid ja üritage korda luua, ärge liigselt palju riskige, aga samas kõik kaardid ütlevad, et tegutsege edasi ja läbi selle tuleb ka edukus. Aga see oli siis selleks korras teie lugemine, visake ikka pöidlanuppu, liituge peregrupiga ja võite jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaaludele, ma saan aru, et ei ole eriti kannatlikud ja tahtsin juba eelmise tähtku ajal mitu korda öelda kaalud, aga samas visake ikka seda pöidlanuppu, kui videod meeldivad, saate järgmine nädal rohkem kaarte, muidugi võite toetada kanalit, liituda peregrupiga ja võite jälgida Instagramis, aga vaatame, mis on üldenergia kaaludele. Juuli algus üldenergia. Ja kas on? Jaa, ma nägin õieti. Kaaludele tuleb üldenergiana välja maailmakaart ja maailmakaart tähendab uusi võimalusi, uusi valikuid, uusi inimesi, kõik on uus. Terve maailm on teie jaoks avanemas, kindlasti võib see tähendada kellegi jaoks reisimist, kolimist, mingit asukoha muutust. Hästi hea, edukas, võidukas kaart. Muidugi maailmakaart lõpetab ära ka vanad tsüklid, et see on suure arkaani kõige viimane kaart ja lõpetab ära mingid vanad asjad ja alustab siis kaalude jaoks midagi täiesti uut. Põnev, vaatame, mis on üldkaardid. Hopsti, ja niimoodi siit pritsis ja kui ta nii pritsis, siis, eks ju, siis tuleb siit üks lisakaart. Täpselt nii on, aga esimese kaardina on siin väljas kaaludele mõõkade kuningas. Mõõkade kuningas kindlasti hästi siuke enesekindel inimene, hästi iseseisev, hästi sihikindel, aus, õiglane, muidugi terava taibuga, tähendab siis ka siukest head suhtlusoskust, see mõõkade energia. Samas võib see olla siuke ennast kehtestav inimene või hästi otsekohese ütlemisega inimene. Kui te tunnete ennast selles energias ära kaalud, siis see võib olla teie energia või võite te selle peagi saavutada või siis võib see olla siuke austaja partneri lähedase isiku energia kaart, et tegemist on meesenergiaga, samas meesenergia võib tähendada mõlemat sugupoolt, sest mõlemal sugupoolel seda energiat on. Nüüd aga aevastame veel ja aevastame veel kord, sest 3 on kohtuseadus ja selle peale teise kaardina anda välja siis mõõkade 10. Ja kõik 10 tähendavad tegelikult uue parema tsükli algust. Aga nad räägivad raske tsükli lõpust ja mõõkade 10 tegelikult on väga raske nagu tsükli kaart, et 10 mõõka selga, samas see kaart ütleb, et midagi enam hullemaks minna ei saa. Ja täpselt need aevastused ilmselt seda nagu tähendavadki, et sellepärast pidigi mul see nagu hoog maha tulema, et ma saaksin aru, et kellelgi oli siin raske tsükkel.
samas see on sihuke valgustushetke kaart või pöördepunkt elus ja tegelikult see kaart ütlebki, et midagi enam halvemaks minna ei saa, et nüüd peaksid asjad hakkama liikuma ülesmäge. Ja selle tõeks on väljas siin ka teie jaoks teine 10, mis on siis karikate 10 ja karikate 10 räägib hästi heast siuksest nagu pereõnnest, see on heade aegade ettekuulutuse kaart, harmoonia, tasakaal, turvatunne, positiivsed emotsioonid ja tõesti sihuke kaart, mis ütleb siis, et kui minevikus ei olnud nii palju õnne armastuses või emotsioonides, siis nüüd tulevikutsüklis peaks tulema uus väga palju parem tsükkel teie jaoks. Ehk siis 20 on siin tulnud välja ja just maailmakaart ütles ka, et mingid suured tsüklid lõpevad. Nüüd viimase kaardina või lisakaardina on välja tulnud teile mõõkade 6 ja mõõkade 6 räägib alati uutest algustest ja uutest võimalustest, aga mõõkade 6 on sihuke raskuste ületamise ja seljatamise kaart ja mõõkade 6 võib öelda seda, et te hoiate liiga tugevalt kinni veel mineviku olukordadest või sündmustest, et tegelikult te peaksite õppima nendest olukordadest ja siis liikuma edasi, et läbi selle, et te saate nagu tuua rohkem positiivset energiat endasse ja ei ole vaja siin liigselt olla kinni, et õppige enda vigadest, ärge enam samu vigu korda ja see on juba teie jaoks areng. Neitsid, see oli siis selleks korraks, kaalud oli see hoopis, kaalud ja eelmises Neitsi videos ütlesin vist 1 või 2 korda ka kaalud, aga kaalud, see oli siis selleks korraks teie video, kindlasti visake ikka seda pöidlanuppu, liituge peregrupiga, toetage kanalit või jälgige mind Instagramis, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau, skorpionid, kui videod ikka meeldivad, siis visake seda pöidlanuppu, muidugi saate siis rohkem kaarte järgmine nädal, muidugi võite liituda ka peregrupiga, toetada kanalit ja võite jälgida ka Instagramis, aga vaatame üle, mis see juuli algus toob siin, skorpionitele üldenergia kaart. Üldenergia skorpionile on müntide 7. Müntide 7 on rohkem siis sihuke nagu töövilja maitsmise kaart. Ehk see kaart ütleb seda, et te peaksite hakkama nägema mingis olukorras mingeid tulemusi. See võib olla ka mingi asja ülesehitamise kaart ja see võib tähendada natukene väsimust. Et võib-olla on teil vaja natukene aega maha võtta, pühendada aega iseenda jaoks. See kaart ütleb, et te võite vaadata ka olukorda eemalt, hinnata olukorra üle ja siis alles tegutseda. Et kindlasti see kaart ütleb, et te saate teha tulevikuplaane, aga ta ütleb nagu seda, et ei ole vaja meeletult palju kiirustada, et pigem on see, et te peaksite juba nägema iseenesest mingeid tulemusi. Ja vaatame, mis siin põhipakk annab. Ja kiiresti 2 kaarti väljas. 1 kaart lõpetuseks võtta ja ei taha. Siin läks paljuks, aga alt siit välja hüppas 1 kaart ja põnev, sellepärast et esimese kaardina on välja anda siin skorpionile mõõkade 8 ja mõõkade 8 võib tähendada natukene sellist ülemõtlemist, liigselt koha peal seismist. Võib-olla te liigselt palju ootate, et keegi teie eest teeks ära mingi nagu sammu ja tegelikult mõõkade 8 ütleb, et mitte miski ei hoia teid nagu tagasi, et te peaksite tegelikult ise edasi tegutsema ja võib-olla siis ongi nagu see, et ärge mõelge siin liigselt üle ja hakkage tegutsema mingite olukordade suhtes, et võib-olla siin on mingid mineviku hirmud või midagi sellist, mis teid tagasi hoiavad. Samas on siin ka midagi väga positiivset minevikust, sellepärast et teise kaardina on skorpionitele välja anda karikate 6 ja karikate 6 võib tähendada siukest nagu positiivset minevikust tagasi tulevat inimest. See võib olla lapsepõlvesõber, lapsepõlve armastus, igal juhul inimene, kes pakub teile hästi palju positiivsust ja siukseid nagu positiivseid emotsioone ja kerget mängulist energiat. See võib tähendada ka üllatusi, kingitusi, võib tähendada suurema vanusevahega mingit sidet või suhet, aga just siis tegemist on hästi nagu positiivse energiaga. Muidugi nüüd viimase kaardina on skorpionitele välja tulnud müntide baas. Müntide baas on enamasti sihuke nagu heade võimaluste võib-olla kaart või see võib olla mingi äriidee, sest see on nooruslik energia, midagi uut, et keegi võib siin luua mingi äriidee, tulla mingi väga hea mingi materiaalse mõtte peale, plaani peale. Muidugi jällegi need üllatused, kingitused, mingid auhinnad, midagi sihukest siin võib ka olla. Mündid, väga hea tööenergia, et kui siin mingid tööalased olukorrad toimuvad, siis võib see tähendada mingit uut arengut kellegi jaoks. Et võimalusi on palju ja tegelikult üldenergias
oli ka see müntide energia väljas ja müntide 7 ütleb, et pigem hakkate te nägema mingeid tulemusi, võite võtta hoogu maha, vaadata olukorda eemalt ja siis alles tegutseda ja teha uusi plaane. Skorpionid, see oli siis selleks korraks teie video, kindlasti visake seda pöidlanuppu, liituge peregrupiga, toetage kanalit ja muidugi võite jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele hamburitele, ärge olge laisad, visake seda pöidlanuppu, näete järgmine nädal rohkem kaarte. Muidugi aga võite liituda peregrupiga, toetada kanalit, see on veel parem ja võite jälgida Instagramis. Aga vaatame, mida see juulikuu on siis toomas üldenergia hamburile. Juulikuus see üldenergia. Ai, hamburid ja nüüd esimene väga kuri üldenergia kaart ja tuleb teile välja see müntide 5. Kindlasti rahaasjades olge ettevaatlik, see on siuke pettuste, valede, vargustunde kaart, puudustunde kaart. Võib tähendada siis tõesti mingeid pettusi või valesid või mingeid saladusi. Ma ei teagi. Samas see võib olla siuke kaart, mis ütleb, et minevikus oli siuke raske olukord ja üritate ennast praegu üles ehitada. Peame vaatama, mida üldkaardid näitavad. Praegu ütlen kindlasti rahaasjades olge väga-väga ettevaatlik. Mis on siin hamburile tulemas? Ahaa, ja siin lendas mingi pakk, samas siin on mingi üks kaart, selle ühe jätame ja võtame kaks kaarti veel hamburile siin üldenergia. Hopsti, siin lendas midagi paki vahele. Oi, ja tõesti, siin näitab võib-olla ikkagi siis mineviku seda olukorda, üks lõpukaart hamburil on. Ja seal ta ongi. Tõesti põnev, sellepärast et lisaks siis müntide 5-le tuli siin hamburile välja mõõkade 10 ja 10 on kõik siuksed kaardid, mis alustavad uut kergemat tsüklit ja lõpetavad ära mingi vanema, mitte nii kerge tsükli ja mõõkade 10 on siuke 10 mõõka selga kaart. Ehk siis põhimõtteliselt see ütleb, et keegi on tulnud hästi pikalt alla mäge, samas see on siuke valgustushetke kaart või pöördepunkt elus, et see kaart ütleb, et nüüd saab ainult elu liikud üles mäge. Ehk siis peaks olukord teie jaoks pöörduma ja kas on alanud või on peatselt algamas, siis teie jaoks mingi uus, palju positiivsem tsükkel. Muidugi, mis nüüd siit tuleb? Okei, hamburid, te peate valmis olema, sellepärast et teise kaardina on teil väljas kohe müntide äss. Ehk siis müntide 5 üldenergiast tuleb välja müntide äss ja see tähendab üllatusi, kingitusi, saavutusi, head õnne. Tööolukordades kindlasti siukest nagu palgatõusu. Aga see on väga suur siuke unistuste või soovide täitumise kaart. Et ma ei tea, mida te täpselt manifesteerinud olete, aga tasub siis nagu unistada suurelt. Sest see kaart ütleb justkui, et teie jaoks on siin midagi võimalik. Et kui te piisavalt tegutsete ja usute, siis on see teie jaoks võimalik ja müntide äss on väga võimekas kaart. Ning viimase kaardina on siin tulnud hamburitele välja ka päiksekaart ja kui päiksekaart juba tuleb välja, siis midagi siin liigselt halvasti minna ei saa, sest päiksekaart tähendab alati hästi positiivseid energiaid, saavutusi, võidukust. See on ükskõik mis suhetes hea kaart ka, sõprussidemed, töösidemed, armastussidemed, kõigis edukas, muidugi suhtes olevatele inimestele. See võib väga tihti olla siuke nagu raseduse kaart, aga võib ka tähendada järgmisi etappe, abielu, kokkukolimine ja nii edasi. Ükskõik mis olukordades siis positiivselt tulemused, aga tõesti huvitav ongi siin see, et justkui see lugemine ütleb, et hamburid, teil on olnud väga raske teekond, aga nüüdsest läheb kergemaks. Uus tsükkel on teie jaoks kergem. Hamburid, see oli siis selleks korraks teie video, kindlasti visake seda pöidlanuppu, liituge peregrupiga, toetage kanalit ning muidugi jälgige ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaljukiitsedele, ärge olge laisad, visake ikka seda pöidlanuppu, saate järgmine nädal rohkem kaarte ja muidugi võite liituda ka peregrupiga, toetada kanalit ja võite jälgida ka Instagramis. Aga vaatame üle, mis on üldenergia kaljukiitsele ja kaljukiitse üldenergia kaart. On karikates 7 ja karikates 7 on suurte ootuste ja lootuste kaart, aga ta räägib mitmetest võimalustest ja valikutest ja see kaart ütleb, et tuleb teha hoolikalt ja läbimõeldud otsus või valik ja siin võib olla oht, et te kordate mingit viga, mida te tegite minevikus, sest see on mineviku tsükli kordamise kaart. See kaart ütlebki, et kui te teete siukse lohaka valiku, siis te kordate tsüklit. Ehk siis tasub kindlasti enda asjad siin nagu läbi mõelda, ei maksa liigselt silmad kinni kuhugi mingitesse olukordadesse sisse joosta. Vaatame, mida üldkaardid näitavad, mis on siin tulemas kaljukitsele. Siit tuli nüüd palju ja okei, need 3 kaarti jäävad.
sobib mulle hästi ja hakkame ülevalt alla tulema. Ehk siis see jääb viimaseks. See on teine ja see on esimene. Esimesena Opsti kaljukitsed tuleb teile siit välja sauade 5. See on natukene sihuke konkurentsikaart, võib tähendada pisikesi äritavaid sündmusi, tagasilööke. Samas see on sihuke võitlemise ja võistlemise kaart. Kindlasti kaart ütleb, et te peate nagu tegutsema, aga võib-olla see on ka sihuke treenimise ja harjutamise kaart, et see ei ole just kõige halvem energia, aga selle kaardiga pigem ütleks, et tasub ennast eemale hoida mingitest konfliktidest või tülidest. Nüüd teise kaardina on siin kaljukitse jaoks väljas ka sauade emand. Sauade emand on minu jaoks siis võib-olla sihuke kõige võimekam emanda kaart Taro pakis, et ta on hästi sihuke enesekindel, aktiivne, loov, kirglik tegutseja. Just siis sauad näitavad ka just seda aktiivset tegutsemist, eks ju. Et see on inimene, kes tegutseb enda eesmärkide nimel. Kui te tunnete ennast selles energias ära, siis see on teie energia. Kui tunne, siis te võite selle alles saavutada või võib see olla sihuke austaja partneri energia kaart. Et naisenergia, samas naisenergiat võib ka olla meesterahvastel. Sauadega on siin tugevam sihuke nagu seksuaalenergia, sauad võivad näidata ka sportlikust, head välimust, aga siin on sihuke täielik nagu enesekindlus ja siuksed saavutused ja edukuse energia. Et tõesti võite siin ka ise selle saavutada. Nüüd muidugi, mis teeb olukorra põnevaks, on see, et viimase kaardina on siin kaljukitside jaoks tulnud välja ka mõõkade emand. Ehk siis 2 emandat, muidugi nad on üksteise poole seljaga. Mingis mõttes võib tähendada mingit sihukest energiavahetust, keegi võib minna ühest energiast üle teise energiasse. Muidugi ma loodan, et siis on vastupidi, mitte et sauademand läheb mõõkademanda energiasse, vaid mõõkademand läheb sauademanda energiasse. Sellepärast, et mõõkademandal on üks hästi suur miinus, et mõõkademand tihti mõtleb nagu enda olukorda keerulisemaks või raskemaks, kui see tegelikult on ja näeb nagu olukorda palju hullemana. Et kui te tunnete ennast selles ära, siis kindlasti ärge olge endaga liiga karmid. Mõõkademand muidu on sihuke hästi iseseisev inimene, hästi terava taibuga ja aus ja õiglane, aga lihtsalt ongi siis hea suhtleja, samas ülemõtleja, eks ju. Et ma ei tea, mis siin olukord on, siin võib tekkida mingi suhtlus, võib tekkida mingi tüli. Ärge siis liigselt kaasa minge mingitele provokatsioonidele. Karikate 7 kindlasti üldine energiana ütleb ära, et te peate tegema siin õigeid otsuseid ja valikuid ja jääma endale kindlaks. Et muidu te kordate mingit väga negatiivset tsüklit. Kaljukitsed, see oli siis selleks korraks teie lugemine. Kindlasti visake seda pöidlanuppu, liituge peregrupiga, toetage kanalit ning muidugi jälgige mind ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele veevalajatele, kindlasti ikka visake seda pöidlanuppu, saate järgmine nädal rohkem kaarte. Muidugi võite liituda peregrupiga, toetada kanalit ja võite jälgida mind Instagramis. Aga nina on veits kinni, mis on siin üldenergia ja Opsti tahtis siin mitu kaarti tulla, aga kuna meil on kaart siin piiratud nende pöidlanuppude tõttu, siis üldenergia veevalajale väljas müntide kuningas. See on väga hea energia, sest see tähendab stabiilsust, turvatunnet, head õnne, viljakust, küllust, materiaalset õnne, just seda üldsegi õnne, et väga hea õnnekaart. Muidugi müntide kuningas on sihuke vanade tavade kaart. Ma ei tea, kas see on siis teie enda energiakaart, veevalajad, meesenergia, eks ju, samas meesenergiat võib olla ka naisterahval, aga justkui siis kellegi jaoks see võib olla sihuke nagu austaja partneri lähedase inimese kaart. Võib-olla veedate kellega hästi palju aega koos siin. Vaatame, mis üldkaardid tulevad. Mis on siin tulemas veevalajale? Korraga 3 kaarti, 4, ühe lisakaardi saate ka ja hakkame järjest võtma. Esimesena kõige peal on veevalajal kohtukaart. Kohtukaart räägib tegelikest tõdedest, mingite avastuste tegemisest, selgusele jõudmisest. Ma ei tea, midagi siin tuleb välja või midagi te avastate. See kaart on sihuke kaart, mis ütleb, et peale mingit selgust keegi saab lahti lasta mingist väga negatiivsest mineviku energiast. On see mingi hirm, on see mingi halb harjumus, sõltuvus, mis iganes. Keegi saab siin millegist lahti lasta peale mingit väga suurt avastust. Keegi teeb siin hästi suure avastuse iseenda jaoks. Muidugi avastus võib olla ka materiaalne, sellepärast et teise kaardina on siin väljas
müntide baas ja see tähendab mingit uut võimalust või mingit võimalusest kinni haaramist, materiaalset võimalust, materiaalse võimaluse ära kasutamist ja väga hea sihuke positiivne rahaenergia ja samas baasid võivad olla siis ka nooremapoolsed austaja-kaardid. Et nooremapoolne austaja müntidega võib tähendada siin küllust, viljakust, rasedust, eks ju. Et võib siin olla ka kellelgi mingi sihuke viljakas austaja, nooremapoolne austaja võib olla. Ei tea, samas see tööenergia käib siin tugevalt üle, sellepärast et järgmise kaardina on siin välja anda ka müntide 3 ja müntide 3 tähendab väga head meeskonnatööd ja tööalast arengut ja edasiste plaanide tegemist. Aga müntide 3 võib siis olla mõnikord sihuke kaart, mis ütleb, et kui te tahate enda olukorras kiiremini areneda, ükskõik millises olukorras te olete, hetkel siin tundub mingi töö või raha olukord, sest üldenergia on mündid ja laual on ka 2 münti, ehk siis vähemalt üle poolte kaartidest on mündid. Aga samas müntide 3 siis ütleb, et kui te tahate kiiremini areneda, siis on mõistlik teha teiste inimestega koostööd, ükskõik millises olukorras te olete ja läbi selle võivad tulla need avastused. Ja viimase kaardina on siin muidugi väljas siis mõõkade kuningas või tähendab mõõkade emand. Mõõkade emand on negatiivne selles mõttes, et mõõkade emand tihti kipub üle mõtlema või arvama, et olukord on hullem, kui see tegelikult on. Et kui te tunnete ennast ära sellises ülemõtlevas energias, siis kindlasti see kaart ütleb, et ei ole vaja mõelda üle. Laske lahti, olge pigem rõõmsad, tegutsege edasi, sest mõõkade emand on väga sihuke sihikindel kaart, enesekindel, iseseisev, aus, õiglane ja mõõkadega väga hea suhtleja. Et ma ei tea, kas olete see teie või on see teie jaoks mingi sihuke austaja partneri kaart, naise energia kaart, samas naise energiat on ka mõlemal sugupoolel. Et võimalusi on siin kindlasti mõlemale sugupoolele, samas hästi tähtis on siis koostöö. Veevalajad. See oli siis selleks korraks teie video, kindlasti ikka visake seda pöidlanuppu, liituge kanaliga, liituge peregrupiga võib-olla kõige rohkem ja muidugi võite jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaladele, kindlasti visake ikka seda pöidlanuppu, näete järgmine nädal rohkem kaarte, muidugi hakkage jälgima ka peregruppi, liituge kanaliga ja muidugi võite jälgida Instagramis ning vaatame edasi, mis tuleb siit üldenergiana. Ja tuleb kalale üldenergiana sauade 5, mis ei ole just kõige parem energia. Mingil ühel tähtkujul tuli veel, kas oli hambur või skorpion või kaalud või kellegil tuli ka natukene siuke riiukas energia siin üldenergiasse. Sauade 5 kindlasti kalad ütlen, et tasuks vältida siin mingid konflikte või tülisid. Samas see võib olla siuke nagu võitlemise või võistlemise kaart, mingi konkurents. Võib tähendada treenimist, harjutamist, kõige halvem see energia ei ole, aga kindlasti siis ütlen, et tasub vältida mingid konflikte või tülisid. Ja vaatame, mida üldkaardid siin kalale näitavad. Ja väga kiirelt hüppas siin 3 kaarti välja, hakkame neid pealt siis võtma. Esimese kaardina, on kaladel väljas siin karikate emand. Ja karikate emand kindlasti näitab kalate enda energiat. See on hästi siuke spirituaalne, intuitiivne energia. See kaart tähendab tingimusteta armastust. Ja kindlasti just seda intuitiivsust ja tugevat empaatiavõimet, et te võite siin iseennast siis spirituaalselt rohkem avastada. Muidugi alati see ei pea olema jällegi teie energiakaart, et mõnikord on see, et on nagu naisenergia kaart, aga samas naisenergiat on ka meesterahval ja kui siin on kellelgi võimalik see, et on mingi spirituaalne meesaustaja, siis see võib näidata ka selle inimese energiat, et te peate ise aru saama, kas te tunnete ennast selles energias ära või mitte ja samas võib see alati olla siuke uue austaja partneri lähedase isiku kaart ja kindlasti keegi siin kaladele poole tuleb, sellepärast et teise kaardina on siin väljas sellest pakist sauade rüütel ja sauade rüütel on siuke kütkestav kirlik isik, võib väga järsku teie ellu tekkida, sest sauade rüütel on üks kiiremaid rüütleid ja muidugi tugev seksuaalenergia, sellega peate ettevaatlik olema, et inimene võib olla väljas ainult füüsilise kontakti peale, aga peaks olema siuke hea jutuga hoopleja. Muidugi näitab see siuke sportlikust, head välimust, samas rüütlid alati ei pea tähendama austajate energiat, et võib ka tähendada seda, et see kaart ütleb teile endale, et te peate ise kiiremini tegutsema, olema loov, kasutama ära rohkem enda kirgliku poolt, et midagi taolist, et 2 saua on juba, et üldenergia oli ka sauade kaart ja sauad tähendavad alati tegutsemist. Võib-olla on see, et alati olete liiga kauaks ühe koha peale seisma jäänud. Ja viimase kaardina tuleb aga kaladele välja mõõkade baas.
mõõkade baas, noh muidugi ta tähendab mingeid väljakutseid, võib tähendada, et tekib uusi väljakutseid. Samas uusi väljakutseid ei pea nagu kartma, et minge nendele vastu, tehke need läbi selle te saate areneda. Võib tähendada hilinevaid või mingeid halbu uudiseid. muidugi jälle baasid on alati siuksed ka nagu nooremapoolse tausta ja energiakaardid, aga sellisel juhul tähendab see natukene siukest kogenematut partnerit või see on siuke proovile paneva nooremapoolse austaja kaart, et mitte just kõige parem energia ja selle tõttu võib-olla siin üldenergias on ka natukene siukest riiukust või mingeid pisikesi tagasilööke või ärritavaid sündmusi. Samas on siin olemas väga hea siuke karikate emanda energia, täpselt kaladele väga sobiv ja võib-olla te peate lihtsalt jääma enda siuksesse tasakaalu ja usaldama enda intuitsiooni, et kui inimesed teie suunas tulevad, siis saate aru, kas nad on teiega siirad või nad üritavad teiega mängida. Aga see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti ikka visake seda pöidlanuppu, liituge peregrupiga, toetage kanalit ning muidugi võite jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.